Siin hakkavad meie vallalised kohe teitima. Tiivamehed alustab ja need on meie mängureeglid. Kohtingu laua taga saavad kokku mees ja naine, kellele anname mõned minutid juttu ajada. Siis aktiveerub saatuslik nupp laua keskel. Kes seda kiiremini vajutab, vahetab kaaslase välja. Kohtingu jooksul muutub nupp aktiivseks 3 korda. Ja otsuse tegemiseks on vaid loetud sekundid. Meie oleme osalejatega ühenduses kõrvaside kaudu. Nagu õiged tiivamehed, aitame kohtingule kaasa. Või vahel tahame lihtsalt, et saaks nalja ka. Kui paar jõuab kohtingu lõpuni ilma, et vajutaks kordagi nuppu, saadame nad tasuta teidile. Lähevad naudivad 3-käigulist õhtusööki Unibet Sportsbaaris. Võtame ette sellised nimed. Nagu Siim, kes on 28 aastat vana. Ja Karen, kes on 25, otsib siin 26 kuni 33 aastast meest. Kusjuures huvitav fakt võib-olla Siimu kohta on see, et ta teab pi-numbrit vähemalt 50 komakohaga. Tervist, mina on Siim. Tere! Kuidas sinu nimi on? Mina olen Karen, meeldib tutvuda. Meeldib tutvuda. Mõlemad on närvis, vaata. Mu süda suht kiirelt lõpp praegu, et ei ole nagu valmis. Same. Siin me peame hakkama kärrima. Siim on närvis. Üsna esmakordne kogemus praegu. Ja, väga nagu põnev tõesti. Küsidalt, kas tal on mõni veider talent ka? Kas sul mõni veider talent on või? Ma oskan pi-numbrit näiteks 50 komakohaga öelda peast. Okei, vau, küta. 3,141, 59, 26, 535, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 433, 83, 279, 50, 288, 41, 971, 69, 399, 375, 10, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4. See vist peaks olema äkki 60 kohta. Vau, super. Ja kinnitan, et olid õiged numbrid. Vau, selline mees. Äge. Mis sinu jaoks on selline esimene turn-off mehe puhul? Hügieen on, ma arvan, et üks väga suur osa. Ma olen suur puhtusarmastaja ja bakteritega. Vist ei vajuta keegi. Ma korraks segan vahele. Kui te ei vajutanud, siis võite silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Meeli tuttuda. Mis nüüd saab? Vist ei vajuta keegi. Vist ei vajuta keegi. Veel peab teist korda järjest juba. Puhtuse koha pealt mulle meeldib ka, et enesehügieen on väga tähtsa kohal minu jaoks. Küsid, millal ta viimane suhe oli? Millal su viimane suhe oli? Umbes aasta tagasi. Okay. Ja millal sinu suhe viimati oli? Seda enam ei mäletagi, sellest on tegelikult päris pikalt möödas juba. See oli kuskil 5-6 aastat tagasi äkki. Oli enesearengut mingi hetk, siis oli see koroonaaeg. Koroonaaeg? 4 aastat tagasi. Vahepeal teitisid ka või? Ütlen ausalt, ei ole. Karen, miks sa nupule vajutasid? Mulle meeldib, kui mehed on enesekindlad ja juhivad võib-olla asja rohkem. Kui tema otsus on selline, siis nii on. Karen, miks sa lõpuks selle otsuse tegid? Okei, mulle ei meeldinud ta tossud. Ja ta ei julgenud mulle tegelikult silma vaadata vahepeal. Mis tossud need olid? Mingid rohelised vist või midagi. Adidas äkki oli. Tõesõnaga Siim sai tossude pärast kinga, jah? Oli kingade pärast kinga? Tundub küll, jah. Siim väljas. Change it with. Toome tagasi. Fred mähkis meil siin korralikult eelmine kord. Vaatame, kas siis Fred on natuke enesekindlam, kui oli Siim. Ma loodan, et Fredil on täna tossud nagu õiged. Tal on mingid juustud tundub. Ma vaatame kohe. Hola. Hi. Ma olen Fred. Kuidas sinu nimi on? Tere, Fred. Mina olen Karen.
Karen, ma loodan, et sa ei ole see Karen, keda me TikTokis kogu aeg näeme. Ei. Not a good start, bro. Oh my, kes see ütleb nii? Vana sa oled, Karen. Aitäh sulle selle alguse eest. Ma olen 25-aastane ja sina? Ma olen 27. Okei, wow, cool. Millega tegeled muidu? Õpin, töötan, tegelen sellega, et kodu otsin. Mõtled osta kodu siis, jah? Täpselt nii, jah. Ja sina, millega tegeled? Produtseerimise ja osasi neid asju käin mängimas ka. Saaksin su backstage võtta? Või su Jesus fucking Christ. Backstage võin su järgmine kord võtta. Sa võid küsida, mis on see lugu, mis sa DJ-lt küsiksid? Sul on kunagi niisugust momenti olnud ka, kui sa telefoniga oled DJ ees ja siis küsid mingit lugu või? Pean tunnistama. On või? Mis oli? Mis lugu? Summer Out of 69. Ma vastaks selle peale lihtsalt, et sorry, mul ei ole seda, sest ma ei tea seda lugu. Aga ma kutsuksin su nagu pulti nagu... Aga ma laseks su pulti too. Saad nuppu võetada. Ma kunagi tahtsin DJ-ks saada tegelikult. Ja, see oli mu suur unistus. Vaatasin YouTube'ist, kuidas mingid biffid mängivad. Ma võin õpetada sind. Okei, juba teeme plaaneta või? Mulle meeldib su enesekindlus. Thank you. Mulle ka. Mul on käed üleval. Mul on põlvedel. No. Te kumbki ei vajutanud nuppu, mis tähendab seda, et on aeg eemaldada silmaklapid. Tere. Ma arvasin. Arvasid? Kas sa tundsid mu näo ja hääle palju kokku või? Ei, aga sa ütlesid Fred. Ehk siis ma tean, et Andreil on sõber Fred. Okay. See sama ju. Mom, I made it. Insane. Ma olen kuulnud. See cool. Wow. Fred, küsi, kas ta lumelauda sõidab. Sa ise sõidad muidu või? Aga kas sa mingeid muid asju ka teed füüsiliselt nagu mingi lumelauda või? Füüsiliselt? Midagi taolist? Yes. Teed? Ja, mul on suur sinikas praegu põlve peal. Mis juhtus? Käisin lumelauda sõitma, see eelmine nädalavahetus. Ehk siis see kaunistab mind. Insane. Küsi Karenilt balleti kohta ja las ta näitab midagi ette. Nagu puhtalt nagu huupi lihtsalt pakun praegu, et sa äkki tegeled balletiga ka või? Lihtsalt võib-olla. Mulle lihtsalt sa tundud nagu... Ei, no ma enam ei tegele tegelikult. Okay. Ja ma tegelesin sellega umbes 3-aastasest saadik. Oskaksid mulle midagi siin näidata praegu või? Võib-olla saaks. Aga proovi. Äkki jätame selle kuskile meie omavaheliseks tegevuseks. Me sekkuks korraks siinkohal ja küsiks teie käest, kui te olete elukaaslasega, siis kumb peaks süüa tegema? Kumb peaks süüa tegema? Sul ilusad silmad. Aitäh, sul ka. What? Sul ka. Meil on vist sama värvi silmad. No sul on natuke sinisemad. Ega, jah. Aitäh sulle. Mis juhtus? Aga... Süüa meeldib teha sulle või? Kas sulle meeldib süüa teha või? Mul ei ole erist vahet, kes teeb süüa. Kui nii. Aga sa olid literaali valmis enne tantsima. Kui sa oleks natuke veel pingutanud, ma oleks võib-olla läinud. Jah, mu käed on ikka veel siin. Mul on hea meel. Nii, sõbrad. No nii. Vaatan, teil sujub. Oli viimane nupuvajutus, mida te ei kasutanud. Oli või? Sa ei pannud tähele seda või? Saaks kasutada või? Ei oleks võib-olla nii. Me võime uuesti panna, et... Võime seda nupu uuesti panna. Paneme uuesti ikka, igaks juhuks. Ma ei saanud aru, et 3 oli juba möödas lihtsalt. Võime korra nupu panna, no. Teil on viimane, me anname teile viimase variandi. All good. Väga hea, siis nagu ma aru saan, te olete nõus minema teidile. Käi väga hea. Aga enne kui me saadame teid teidile, siis me teeme teile 2 valikut. Kas te mõlemad valite selle date'i ehk kohtingu eesti keeles või te valite hoopis raha? Aga väga lihtne süsteem, kuidas see valik tegelikult teha. Kui mõlemad meie mängijad valivad kohtingu, siis nad saavadki minna üheskoos tasuta kohtingule. Kui üks mängija valib kohtingu, teine aga raha, siis kohtingut ei toimu ja raha valinud mängija lahkub 1000 euroga. Samas, kui mõlemad otsustavad raha peale välja minna, siis jäävad mõlemad tühjade pihkudega. Ei saa raha ega ka kohtingut. Reeglid on selged.
jah. Tehke siis otsus. Midagi küsida ei tohi. Saab ära jälgi teda. Aga miks mitte? Mingit skeemi ei saa teha või? Lepime kokku, vaata. Üks valib raha. Endiselt rääkida vist ei saa. See, mis sul käes on sinu valik. Enne? Oi, mitte ma olen veits keerdunud. Okei. Davai. 3, 2, 1. Näidake üksteisele seda. Oh my god! Come on! Mul on väga hea selgitusele. Selgita. Karenile palun. Ma võiks su ikka minna nagu 5 tundi välja ja sa saaks ise valida, kuhu iganes sa tahad minna. Mitte see, kus nemad on valinud. Sa saad ise valida, kus sa tahad minna. Kas sa tahad minna Kiviõlisse? Okei. Väga hea. Tegelikult ma seda skeemi tahtsingi. Davai. Sulle nagu sobib see, et ta valis nagu raha sinu asemele? Ma veits kartsin, et sa võtad selle tegelikult ja siis ma ei tahtnud ise ka raha võtta. Sina loodetavasti täidad seda, mida sa lubasid. Muidugi. Ja me jätame teid hetkeks siia. Enne veel me anname teile mõlemale aastase Elisa Hubi kasutusõiguse subscriptioni ja need samad küsimused, mis meil küsisime, on Elisa Hubi sarja Armukelmi saates. Super. Ma natuke siin kahtlustaks Fredi, et kas ta ikkagi nagu deliverdab selle asjaga, aga no las ta arutage, pange kohe plaanid paika. Arutage ise siin. Aga mul sul küsimuse, kui ma oleks valinud Kohtingu ja sa oleks valinud 1000 eurot, kas sa oleks mulle sama asja ütlenud või? Ma oleks võib-olla teist sõnastanud. Ma arvan, ma oleks võib-olla ise valinud siis selle koha. Et mitte ikkagist nagu... Mitte lasta teisel valida. Vau, sa võtad raha ja siis oled veel, et ja ma viitsin sinna. Vist küll, jah. Meie YouTube'i projekti toetaja on Bolt ja neil on uus feature, mille nimeks on Bolt Plus. See maksab 5,99 ja esimene kuu on sulle tasuta. Bolt Plussiga saad sa näiteks kuni 10% cashbacki kõikidelt sõitudelt, mis sa Boltis teed. Samuti on sul Bolt Foodis tasuta toidudelivery. Samuti ka eelisjärjekorras pealevõtmine ja tasuta sõitude tühistamine. Ja lisaks võetakse sinu toidud alati peale enne teiste toitu. Mine Bolti äppi ja joini Bolt Plussiga. Ja nüüd me oleme välja valinud jälle 2 inimest. Kristjan, keda te olete juba näinud korra, kes sai Riinult korvi. Pole midagi. Me anname talle uue võimaluse. Me toome talle vastu Mirelli, kes on 19. Ja vaatame, kuidas neil siis jooksma hakkab. Võiks joosta. Nii, mis su nimi on? Mina on Kristjan. Kristjan, Mirel, väga meeldib. Tohin ma küsin, kui vana sa oled? Ma olen 19. 19? Ja, vana sa oled? Mina olen 20. 20, okei. Mis sa teed? Sa oled koolis, kaitseväes? Ei, ma ei usu. Thanks. Ma olen koolis ja tööl. Mis õpid? Ma läks natukene keskkooli lõpp, natukene nihu. Oleks otsa öelda, ma jäin istuma. Lõpetan nüüd see aasta ja siis edasi lähen õeks õppima. Ise läksin nagu ülikooli, aga nüüd ma võtsin akadeemilise puhkuse ja ma tagasi vist ei lähe, seega ja. Taktikaline lüke. Ja tööd olen ka. Küsi talt huvialade kohta ja millega talle meeldib tegeleda? Millega sa tegeled, nagu mis huvid? Vana hea jalgpall. Ütle talle, et ma tean jalgpalli kohta kõike. Küsi mult ükskõik mida. Ma olen ise ka suht suur jalgpallifänn. Ma nagu love jalgpall. Ma tean suht kõike. Defineeri suluseisu reegel. Nii, see on põhimõtteliselt see, et Viimane kaitsja on? Nii, viimane kaitsja. Ja vastase ründaja? Ja siis on vastase ründaja. Söödu hetkel temast eespool? Ja siis, kui see ründaja on eespool sellest kaitsjast. Söödu hetkel? Söödu hetkel. Siis see on suluseis? Siis see on nagu suluseis nagu viga. Okei, nojah, enam-vähem jah. Ei, tubli töö. Küsi mult midagi jalgpalli kohta veits raskemat. Suluseis on nagu siuke basic asi. Okei. Kui suur on tava jalgpalli, ehk siis meeste jalgpalli värav? Kui ma õigesti mäletan, siis FIFA reeglite järgi? FIFA reeglite järgi minu arust oli see mingi... Laius 7,32 meetrit. 7,32. Korda? 2,44.
44 äkki või? Tead, väga võimalik, ega ma ise ei mäleta selles suhtes. Tänan, et mälu värskendasid selle koha. Ma olen faktidega hea. Oled faktidega hea, jah? Ja mäluga läheb. Okei, no ütle mõni põnev fakt veel, siis üleüldse, mis sa veel tead, et... Kas sa tahad, ma räägin sulle oma tatoveeringutest või? Oh my god, kas sul on tatoveeringud? Mul on tatoveeringud, jah. See võib olla natukene niisugune nagu ehmatab ära. Oota, ma vaatan lähemalt. See on mu perse peal ja minu süda kuulub Nublule ja igatahes tatoveerisin enda perse peale siis sellise laulu nagu Tujud, mitte tunded. Opa, aga kas sa panid siis selle nagu kahe cheegi vahele või siis nagu cracki koha peale, et kus kohas see nagu täpselt sul on? Nagu perse, ma nagu ma ei näitaks, aga... Mitte siin, ma arvan. Amin, ma võin mõni teine kord näidata siis. Let's go! Et jaa, ma olen päris uhke selle tatoveeringu üle. See oli mu kõige esimene tatoveering, mis ma tegin ka endal. Kas sul on veel tatoveeringuid? Mul on paar tatoveeringut on veel. Kus kohas sul veel on neid? Te nuppu ei vajutanud. See tähendab seda, et te saate silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Tere hommikust. Nii, nüüd saab kätt panda. Tere. Väga meeldiv. Väga meeldiv, jaa. Tüdruk annab ise kätt ka. Väga hea. Mul siin koha peal on nuuskmammike tatoveering muumidest. Love nuuskmammik. Okei, no ma võin, kurat, mul emps võib-olla näeb seda, aga mul on talla alla on tehtud ämblik. Okei. Tom Hollandi üks intervjuudest oli selline, kus ta ütles, et tal on varba all on ämblik. Ei vajutanudki. Ja siis ma tegin endale parema talla alla ämbliku. Me küsime teilt Elisa Huubi sarja Armukelmi küsimuse. Kuidas suhtuksid sellesse, kui suhe lõpetatakse SMS-i teel? Ma oleks solvunud. Minule ei meeldiks, kui keegi minuga lahku läheks SMS-i teel. Ja ma olen ühe korra kogenud seda ja ei olnud meeldiv tunne. Oi. Küsi, mis seal SMS-is kirjas oli täpselt? Aga nagu mis ta sulle nagu täpsemalt siis nagu kirjutas? Nagu oligi lihtsalt nagu, joo, ma tahan lahku minna. Ei, Kristjan, sa ei meeldi mulle, punkt. Tänades ja siis tema nimi. Aga selles suhtes ma vastasin talle lihtsalt thumbs up selle pärast, et mul ei olnud midagi muud paremat vastata too hetk. Okei, ja nagu peale seda siis nagu ei olegi nagu suhelnud? Ma olen ta õega suhelnud selles suhtes. Ta nagu oli tegelikult toredam. Okei. Aga see on irrelevant. Korra tuleme sisse teie vahele. Mitme inimesega korraga oleks vallalisena aktsepteeritav sebida? Siin on nüüd väga palju agasid, ma tahaks öelda selle koha peale. Väga palju agasi või? Okei, mitte palju agasid, aga ma mõtlen. Seivis. Obviously, nagu kui mul on kellegiga mingi kindlam sebimine juba vaata, siis ma pigem nagu tegelen sebin temaga. Bravo. No mul kipub pigem olema see, et ma olen nagu veits üle ühe inimese nagu korraga trajektooril niimoodi, kelle poole vaatan, kellele vahepeal kirjutan. Fine by me. I'm sorry, jah. Miks sa ei ütlesid? Mulle meeldib teada oma optioneid. Fair enough. Jaa, I'm sorry, nagu nothing personal, mul väga meeldis jutt. Ei, all good. Jah. Ja, tšau! Miks sa tegelikult praegu vajutasid nuppu? Okei, no võib-olla nagu välimuse poolest otseselt ei ole nagu päris see, mida mina otsin. Ma ei ole väga piki selles mõttes, aga jah. Järgmine mees, kelle me talle vastu paneme, on Markus. Markus on pärit Hiiumaalt, kuigi mina teda ei tunne. Mis ime see veel? Ei ole kunagi kokku puutunud. Aga talupoiss teeb videoid, fotograafiaid ja õpib BFM-is. No nii, hello. Tere. Mis su nimi on? Mu nimi on Markus. Ma olen Mirel. Väga meeldiv. Vana sa oled? 20. Okei, ma olen 19, saan varsti 20. Millega sa oma vabal ajal tegeled? Jõusaalis käin. Muidu olen praegu töötu. No ma ise vabal ajal ma tegelen
ma teen sotsiaalmeedia värki, mul on sotsiaalmeedial konto nimega Olen Markus, mul on seal mingi TikTokis näiteks peaaegu 10 000 jälgijat hetkel. Millised naised sulle meeldivad? No pigem põhiselt, millised ei meeldi, ma ütlen. No millised ei meeldi? Millised ei meeldi ja põhiselt, kui ma olin väike laps, siis ma elasin Hiiumaal, ma olen Hiiumaalt pärit. See ongi vastabki tõele. Iga hiidlane peab lihtsalt mainima, et on Hiiumaal. Nad on hästi haige. What the fuck up? Meil oli leht nimega Pille. Okay. Ja siis ühel päeval Pille viidi minema Tapamajja. Ja siis peale seda mul üldse piim ei meeldi. Mul ei meeldi inimesed, kes piima joovad. Aga mis muidu meeldib, on blondid, valgem on parem. Valgem on parem? Nagu juuksevärv. Okei, no jah. Oh my god! What? Upsi. Meil on varri vaja. Markus vist pani enne äkki või? Minu arust ta pani enne. No, ma olen väga suur piimaarmastaja. Ma jooksin seda hommikuks lõunaks, joongi hommikuks lõunaks õhtuks, armastan piima. Ma ei saa kahjuks, see on minu jaoks dealbreaker, ja pealegi ma ei ole blond, absoluutselt isegi mitte lähedal sellele. No ma panin sellepärast, et mu arvates tundus vestlus, iseenesest tundus liiga sunnitud. Või ei olnud nii loomulik, kui tavaliselt mulle meeldiks. Okei, nii, nüüd me vaatasime video footage'i üle. Pean tõdema, et Markus vajutas esimesena nuppu. Seega Mirel kahjuks sa pead praegu püsti tõusma ja lahkuma. Ja, ei ole blond. Tšau, tšau. Tšau. Nii, Markus, nüüd kui sa nägid Mirelli ära, kas on mingid teised tunded? Ma ütleks, et ei. Ma arvan, et välimus on ka suur roll selles suhtes ja lihtsalt polnud mu taip. Selles mõttes sa tegid ju pimesi otsuse. Et sa isegi ei olnud näinud tema välimust enne, kui sa tegid otsuse. No selles, ja. Aga ma ütlen, et Bro is stuck. Kui sa ole Unibetiga liitud, siis nüüd on õige aeg seda teha, sest meil on teile super pakkumine. Descriptionis on link, mille kaudu saad endale Unibeti konto teha, sest Unibet paneb sulle 200% raha juurde. Näiteks teed 25 € sissemakse ja saad mängida 75 € eest. Kõikide vahel, kes on konto teinud ja sissemakse teinud, loosib Unibet 500 € boonusraha. Aga mängige vastutustundlikult ja meie jätkame oma showga. Markus. Ja paneme talle vastu Sandra. Äkki Sandra, Sandra, kes on 22, ta on 1 aasta vallaline olnud. Ja miks mitte ei võiks toimida? No tere. Tere. Mis su nimi on? Sandra. Kuidas sinu nimi on? Minu nimi on Markus, 20. Kuna sa oled? 22. Noor liha. No jah. Sandra, räägi mulle, minu lapsepõlv oli? Lapsepõlv? On sul mingi fetišid? Ei, lihtsalt räägitakse, vaata, et lapsepõlv kujundab elu, et... Ei, mul oli täitsa vahva lapsepõlv. Kuidas sul oli siis? No, ma ise elan Hiiumaal. Lehm tapet ära. Perel oli talu ja nii edasi. Ja... Mulle väga meeldivad koerad, siis ma olin 2-aastane. Mul oli üks koer ja me olime nii lähedased, et ma kogu aeg roomasin koos temaga. On meeldib haukuda ka või? No võid öelda jah, et ma olen pool koer nii-öelda. Et ma mõnel hetke seal isegi magasin koerakuudis ühel korra selle koeraga. Küsi, millega tema tegeleb? Aga millega te tegelete? Ma olen juuksur. Okei. Ja ma olen Tartus pärit. Ise tegelen sotsiaalmeediaga, videotega ja fotograafiaga ja sporti teen ka, jõusaalis käin ja igasugu asju. Palju rinnalt surud? Palju rinnalt surune.
no ütleme sedasi, et 120? 120, kuskil 150 ikka teen ära. Okei. 30 kilogani pani otsa. Aga kõva mees, ma võin sind üles tõsta, ma päris kindel. Äkki ma olen 200 kilo. Lebo, muidugi tõstan ära. Mul tulid see nädal esimest korda 52,5 rinnalt. 52,5? Jaa. Insane tegelikult. Ma olen juhkenud üle. See on mu soojendus on tavaliselt 52,5. Tõstades mul on soojendus tavaliselt 52,5. Mingi triitsharjutus. Sandra on öelnud, et ta on väga flirty. Markus, tee talle mingi ilus kompliment, mida sa oled tundnud läbi selle vestluse praegu, mida sa võiksid talle ilusat öelda? Ütle, kui ilusad silmad mul on. Sa näed välja nagu räige pelmeen. Et ma laseks hapukoore küll su peale. See on minu pelmenšik. Käsi liikus. Okei, see päris hea, ma ütleks. Aga... No, kuna te nüüd ei vajutanud, siis saate silmaklapid eemaldada. 3, 2, 1. Ja Markus, vaata naisele silma, kui sa temaga räägid. No, tere. Tere. Kas nüüd tuleb mingid komplimenti või? Ma ütleks, et juuksele kohta väga ilusad juuksed. On jah. Ma enda kohta ei saa seda küll öelda, aga mul juuksed pole, aga... Ei rullu. Aga... No, miks vajutasid? Noor poiss oled. Noor poiss, vend on aasta noorem. Aga vanus on ainult number ju. Sa oled Hiiumaal. No, Eesti on väike selles suhtes. On. Tahad mind hapukoorega üle lasta või? Mingi räige fetiš oleks küll selline. Mis sa nüüd lambist nüüd hakkasid sebima või? Ta on nagu veits nagu meelib hartu kette, no ei tea, pani punast, aga mingi räige flirdi. Ei flirdi. Flirdi küll ju. Ei flirdi. Kuidas? Mul on lihtsalt mina ise. No igal juhul, Markus, aitäh sulle. No nii, Sandra, räägi nüüd ausalt. 20. Hallo. Mul on daddy issues. Sul on daddy issues või? Shitoks. Kuule, aga siis Siim sobib ideaalselt. Meil võib-olla sul on keegi. See võiks toimida, sest et Siimule enne lihtsalt ei saanud Kareniga üldse ja lihtsalt ei suutnud seda juhtpositsiooni võtta ja seda vestlust juhtida. No, tere. Tervist. Kuidas see nimi on? Siim. Ja sinu? Siim, Sandra. Meil on juba nii palju ühist. Muidugi. Kus sa pärit oled? Sandra on hoos praegu. Sandra on päris agar. Tulen Tartust. Tartust? Ja sina? Mina ka. Tegelt. Jaa. Aga sa oledki üles kasvanud seal Tartus? Tegelt ei ole. Olen algselt Valgast pärit. Ma olen Tõrvast. Vana sa oled? 28. Ma olen 22. Okei, no siis ilmselt ei tea, ma arvan. Aga milleks tegeled seal? Hetkel töötan automehaanikuna. Issa, mulle meeldib tehnika. Tegelt. Jaa. Ja mis sul veel meeldib? Mootorrattad. Sõidad või? Ütled, sõidad, palun ütled. Kahjuks ei sõida, aga ma olen mõelnud küll lubade tegemise peale. Mida sa ootad? Ja õnneks sa saad mind varsti õpetada. Siis ma pean load ära tegema, sa saad õpetada mind. Tuled mul seljakotiks või? Jah. Ma küsiks teie mõlema käest, et ma lihtsalt tean seda, et Sandrale meeldib käia tali suplemas. Siim, kas see võiks olla ka midagi sulle või kas sa oled seda teinud? Olen käinud, aga... Kaua mõtlesid? Valetad raisk? Ei, ma selles mõttes ma olen käinud, aga mulle üldiselt nagu meeldib see idee. Mulle meeldib see idee, aga mul ei ole nagu kuskil otseselt kohta, kus käia. Et ma tegelikult hea meelega teeks seda. Siis lähme. Siis tuleb koos minna, jah? No nii, te nuppu ei vajutanud. See tähendab seda, et saate klapid peast võtta. Okei, ma ei tea sind. Tead mind või? Ei tea. Ei tea või? Appuga. Mis ime? Tavaliselt valgaka. No ma mõtlen selles mõttes, et ei ole, jah. Mul oleks korra kodus.
Ei, ma ei vajuta. Kuule, see oli tegelikult enam-vähem nagu hea lüke. Praegu käris ära. See näitas, tal on siuke pullivend natukene. Kuna ujuma lähme siis? Ujuma. Kus sa mu Tartus välja viiksid? Kus sa mu Tartus muidu välja viiksid? See on hea küsimus. Vaata naisele silma, kui sa räägid. Ma võiks tulla suga putitama autos. Ma ei tea, kas ma peale tööd viitsin teha. Meil on üks fun fact teile siia vahele. Me teame Siimu kohta informatsiooni, et ta oskab žongleerida 3 palliga. Näita Sandrale, kas sa ikka oskad? Kas ma võin näiteks teha asjana raskemaks ja piinumbrit samal ajal lugeda? Täiesti vabalt. Aus. Siim oskab ka 60 kohta peale piinumbri koma kohta. Issa, ma õppisin ka eelmine aasta. Ma teadsin mingi 40 kohta, aga mul läks meelest ära. Proovis temaga kaasa lugeda? Okei, mul pulss üleval. 3,141, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 2, 8, 8. See läheb kohting. See on liiga. Okei. See on tõeline oskus. No eks on natuke harjutatud ka, jah. Oskad ise? Ma võin 2 palli visata niimoodi korraks. No nüüd hakkab juhtuma, tere! Nüüd hakkab juhtuma. Oh no. Nüüd hakkab juhtuma. Saime aru, et ei tahtnud nuppu vajutada viimane korda. Tundus niimoodi. Aga mingi nuppu vajutamine oli. Siim žonglööris samal ajal ja sa vaatasid niimoodi. Veits sina tilkud. Oli jah? Enne kui me saadame teid kohtingule, meil on teile väga lihtne valik. 2 valikut. Kas te valite kohtingu või te valite raha? Mis on 1000 eurot? Aga, seal on üks väike aga ka. Kui te mõlemad valite kohtingu, siis te lähetegi kohtingule, mis on meie kulul täna õhtul 3-käiguline õhtusöök, kui te tahate seda teha. Kui üks valib raha, teine valib kohtingu, siis see, kes raha valis, saab selle raha endale, teine ei saa mitte midagi ja läheb koju. Kui te valite mõlemad raha, ei saa mitte kumbki raha ja ega ka kohtingut. Reeglitest saite aru? Jah. Anname teile väikse hetke, et mõelda. Kas see on nagu... Sandra, ühtegi vihet ei anna. Rääkida ei tohi. Mida sa mõtled? Silmadega mängida ei tohi. Kas oli päris connection siin, mis süttis? Tehke oma valik. No nii. Läheb jälle pingeliseks, jah? 3, 2, 1. Mõlemad valisid raha, mis tähendab seda, mitte kumbki ei saa raha ega süüa. Siim, miks sa valisid raha, miks mitte kohting? Kohtingule saab alati minna. Kas sa arvad, et see nagu pädeb, et kui ta valis tegelikult kohe algselt 1000 eurot sinuga kohtingu minemise asemel on, et kas see nagu... Ei, no ta peab lube hakkama tegema ja tal on raha vaja. See on aru sellest. Tõsi, jah. Aga miks Sandra sa valisid? Sest ma korra mainisin talle, vaata, teeme pooleks, siis ma nagu eeldasin, et äkki ta sai aru, et ma võtan raha ja ta võtab kohtingu, siis ma saan raha ja siis teeme pooleks. Ma kuulsin küll, kui ta ütles seda, aga ma... Aga sa kurat ei mõtle, siis mehed ei mõtle. Mul on full skeem. No, sa võid temaga natuke karjuda, et miks sa... Nii loll oled. Miks ta siukse valiku tegi, enne? Ei ole hullu. Me saame selle... Me leiame selle kohtingu raha. Me kahime kokku. Elisa Hubis on nähtaval meie mõlemad reisisaated, Sevakini Valting versus Ladina-Ameerika ja ka Ameerika. Elisa Hubis on ka väga palju originaalsarju, nagu näiteks Reetur, Papsid ja näiteks ka Armukelm. Samuti on seal väga palju välismaist sisu, mida kõike sa saad vaadata reklaamivabalt. Mine lihtsalt www.elisahub.ee. Meil on jäänud 2 viimast üksikut hinge. Ja nüüd Markust me oleme näinud, lehm tapeti tal ära, piima ta ei joo, aga nüüd on Romina, väga huvitav karakter, 22. Ta on tantsija. Koolis kutsuti teda Hispaania Epp Kärsiniks. Nii et vaatame, kuidas nad klapivad meil seal stuudios. Tere! Tere!
Mu nimi on Markus, mis su nimi on? Romina. Räägi natuke endast. Sealt see chill guy, vaata. Raamatud on täiega minu teema ja kirjutamine ja praegu siis õpin suhtekorraldust, töötan Rahvaraamatus turundusassistendina ja märksõna, mis minuga ka alati kaasas käib, on tants. Okei, mis tantse sa tantsid? Alustasin võistlustantsust, siis liikusin bachata, salsa ja kizomba peale. No selles suhtes ma ise olen rahvatantsuga tegelenud, aga ma olen ise mõelnud ka, et võiks kunagi mingit Ladina-Ameerika tantsu ka õppida ja pole kunagi partnerit olnud. Räägi oma eelmistest suhetest. Ma olen olnud 1 korra suhtes. Okay. Ja see oli väga-väga noor armastus. Armusin ära, kui olin 13 ja see sai lõppu alles, kui ma olin 19. Aga jah, nüüd on elu jälle õide puhkenud ja olen valmis uusi inimesi oma ellu tervitama. Viimane kord, kui mina suhtes olin, oli GTA 5. Sain seal ühe mingi tüdruku tuttavaks, aga ta jättis ka mind maha, nii et... Ehk siis kohtusite arvutimängu mängides või? Ei, see... Fuck! Ei, mitte päris inimesega. Okei. Ehk siis... Ütlen nii, et ma läksin sinna klubisse, siis sain ühega tuttavaks, vaata. Bro, Markus võib-olla aitab küll. Sorry, täitsa õhtemist juba pikk. Ma korra segan vahele. Romina kirjutas meile, et koolis kutsuti teda Hispaania Epp Kärsiniks. Võib-olla räägi sellest, mis see täpselt tähendab. Oh my god. Bro, siit kõik ära. Markus, perse küll, Markus. Et seksuaalsus on täiega teema, mis on tabu ja kellegi ei räägi sellest, et teeme siis esimest vahekorda sissejuhatavad kaardid, et saada inimesed vestlema, et siis kuidagi koolis avasin seda teemat laiemalt ja sealt see kuidagi tuli. Markus, küsi talt, mis teema seal Hispaaniaga oli? Ma mõtlen ikka, mis teema seal Hispaaniaga oli, mis sa enne rääkisid? Hispaaniaga või? Ma täiega armastan ladina kultuure. Räägid keelt ka või? Kas ladina keelt ka või? Oskad ladina keelt või? Ladina keelt mitte, aga just Markus! Markus! Et kõik ladina tantsud Hispaania ringi. Hispaania keelt, Markus! Tahaks kunagi seda keelt osata. Te ei vajutanud nuppu ja see tähendab seda, et te saate silmaklopid eemaldada. 3, 2, 1. Tere. Tere. Markus. Okei, aga... Ta hakkas juukseid näppima. Markus. Mis on see kõige suurem kirg, mis sind toidab? Ma olen ikka kunst kõige suurem kirg. Okei, aga maalid ise? No pilte ja sellist asju oskan teha ja siis mingi arvutis teha. Graafiline disain? Okay. Graafiline ja siis fotode värk ja ma olen inimesi ka pildistanud ja ise mõtlesin, et tegelikult oleks päris huvitav mingi aeg hakata mingeid neid aktisessioon näiteks pildistama või sellist asju. Okei. Kas sa Hiiumaal oled käinud kunagi küsidelt? Aga kas sa oled muidu käinud kunagi aktisessioonil või? Ei. Võib-olla pesuväel midagi. See buduaar Jah, buduaar. Selles suhtes ma näen, et see väga ilus, võiks teha küll seda. Jah. Mis siin toimub? Vaata, midagi peab elus hiljemaks ka jätma. Et kui teed kõik head asjad kohe ära, et siis ei ole mida nautida hiljem. Romina, ütle talle, et kuule, et sa tegelikult ju ütlesid, et sa tegeled rahvatantsuga, aga vaatame, mis tantsulöövi sa oled, et näita talle paar sammu ette. Mulle ettepanek sulle, et kui ladina tantsudest rääkisid, et tahad katsetada, et siis demonstreerin sulle äkki paar sammu. No demonstreeri. Vaat, kas minna ka selleks vaja või? Sa võid ka proovida. Cha-cha-chat, selline lihtsam nendest kõikidest. Sul on astud kõrvale kokku. Okei, kuidas sa paarilisega tantsid seda? Meil on selles mõttes ikkagi tantsuhoiak. Lähme sinu siis paremale, ehk siis astud kõrvale, kokku, kõrvale ja nüüd astud ette
ette ja lähed tagasi ja astud kõrvale, kokku, kõrvale. Türa küll. Türa küll ütles. Võib-olla tšatša on natuke selline valgusharjumist, aga ruut on ikka ju teemas. Aga kas sa soovid jätkata? Proovime rumbat. Okei, sa astud kõrvale. Okei. Ja talle meeldib see, Markus? Meeldib, jah? Ma arvan, et ma sain pointi sissejuhatus on olemas. Aga jah, rumba on väga selline armastuse tants. Võrgutad inimest. Võrgutad? Võib-olla on siuke teema, kui tahad uusi inimesi ellu lasta, et tegelikult tants täiega ühendab. Ma arvan, see on jah mingi see asi, et nagu tantsides iseenesest nagu side tekib nagu rohkem. Ma näen, et siin tantsite ja nuppu ei vajutanud enne, kui me teid kuskile teidile, kuskile kohtingule laseme, siis meil on teile valik. Kas te valite kohtingu või te valite raha? Aga seal on alati üks väike imepisikene aga. Kui te mõlemad valite kohtingu, siis te lähetegi kohtingule. Kui 11 valib raha, teine valib kohtingu, siis see, kes valis raha, saabki raha. Teine ei saa mitte midagi. Ja kui mõlemad valite raha, siis ei saa te mitte kumbki mitte midagi. Ma näen, siin on väga palju mõtlemist. Ja siin on mõttetööd palju. Maru pingeliseks läks. Aga ma nägin nende vahelist huvitaval kombel, see kuidagi eskaleerus väga nagu selliseks tugevaks, kuidagi nagu sidemeks ja kas oli petlik, ma ei tea. Nüüd me saamegi kohe teada, kas see oli päris connection või siin on ikkagi raha võtab oma. Päris pingeliseks läheb jälle. Te olete valmis? 3, 2, 1. Te valisite mõlemad. Mõlemad valisid raha. Mis juhtus? Miks sa raha valisid? Alguses öeldi, et sisetunnet peab usaldama. No, ja siis sain aru, et sisetunne läks natuke teist juttu. Et sa pigem otsustasid, et siin võiks... Et annan kellegile teisele võimaluse seda ägedat iseloomu kohata. No see väga poliitiliselt korrektne vastus, ma ütleks. Ma ütlen seda, et me elame lihtsalt väga ühedas maailmas. Ma kindlasti ei taha olla see, kes... Ma pigem siis tahan, et me kumbki raha ei saa. Okei. See on ka selles mõttes aus variant, jah. Et kui sina ei saa teine ka ja see on aus. Aus, võtan ära kõik. Kui mina ei saa, ma kellelegi ei anna. See on väga aus. Aga süürs, Markus, sul oli näha, sul oli natuke pettunud, et ikkagi sealt vastastpoolt tuli ka see number. Ain küll jäkud. Me kohe lahkume, sest ma ei taha siin enam selles awkward olukorras olla. Aga meil on teile kingitused Elisa poolt siin, Elisa Hubi aastane subscription ja ka armukelmi kaardid, mis saate koos satsiga mängida. Ilmselgelt Elisa Hubi nad koos vaatama ei hakka. Pigem mitte ja me jätame teid siia ja nüüd nautige enda viimaseid siis lahakese sõnu omavahel. Ilmselt arutage see probleem läbi nüüd. On probleem või? Ei ole vist. Ma ei tea ka nüüd. Et see õige inimene tuleb ja sa tunned ta nagu nii hästi ära. Vähemalt see on minu tõde, mille järgi ma elan. Väga õige jutt. Seda võikski lõpetada, ma ütleks. Jah, aitäh sulle. Unibeti spordibaar oli täna valmis kõiki teidile tulijaid toitma, jootma, kõike tegema nende heaks. Kõik oli olemas reaalselt. Meil on juba 3. saade ja ei ühtegi teiti. Paraku siis niimoodi. Ühesõnaga. Selline oli Tiivamehed ja ma arvan, et meie töö oli selles mõttes väga huvitav, väga põnev. Me saime nii palju kaasa rääkida, me saime nii palju aidata, me panime isegi mehed naistele silma vaatama. Nii et ma arvan, et meie töö on tehtud. Andke teada, kas te veel tahate näha sellist asja. Me hea meelega toodaks edasi ja mis seal ikka? Näeme juba järgmistes videos ja tšau, baka! Tšau!